Vaikne kena kohakene meeles minul alati. Minu isamaa jakene meeles minul surmani. Amen. Ja nii ongi. Usun, et isamajakene või see lapsepõlvekodu on meeles igal inimesel. Kui ei olnud see majakenegi, oli väike kööktuba või tuba kommunaalkorterist, sest selline kord on meie põlvkonna inimeste saatus. Palju neid ikka, neid isa majakesi oli inimestel, kes sündisid 60ndate alguses saadik. Aga see selleks. Täna on emadepäev, mis on juurdunud, tõesti juurdunud selle 30 aasta jooksul, kui teda on siis nii-öelda riiklikult austatud seda päeva. Ja mõnikord isegi leian ennast mõttelt, et kui üldse midagi head ja tarvilist vaimule, hingele, inimteadvusele on taastatud pärast nõukogude aja lõppu, siis on selleks just emadepäev. Sest see on lihtsalt niimoodi. See, mida hävitatud on, selleks tuleb eraldi saade teha. Mida on hävitatud selle 30 aasta jooksul? Aga et emadepäev on alles, siis on asi seegi. Alles oli ta ka muidugi 30 aastat tagasi. Aga inimteadvus on ju selline, et ega seal vahet ei ole, kas see on nii-öelda iseseisev Eesti Vabariik või Eesti NSV, kus kohas kõiki asju otsustati Moskvast. Jah, olime okupeeritud rahvas, ei vaidle sellele vastu absoluutselt. Meid vabastati 44. aastal teiste röövlite käest. 40. aastal müüs mingisugune kodanik meid ühele suurfirmale nimega Nõudeliit maha koos oma lähema klikiga. Mees, kelle kohta lätlased tavatsevad öelda, see on Eesti Vabariigi president, selle esimese Eesti Vabariigi president, härra Pätt. Sellepärast, et neile tuletati meelde, et ei ole vaja S-e toppida kõigi Eesti nimede otsa, see oli ametlik asi, see on üks vana kodanlise aegne anekdoot. Nii et härra Pätt oli see, kes meid müüs Nõukogude Liidule, sealt edasi läksime vahetusrahana Kolmanda Reichi nii-öelda väetiseks ja sealt siis linnulennul 44. tagasi uuesti stalinismi viljastavate tingimuste põllule. Ja seal me siis arenesime kuni 80ndate lõpuni, sest 91 de facto, kui taastatakse Eesti Vabariik, ei ole, see on lihtsalt punkt ajaloo lõimes. See ei ole iseenesest midagi, tegelikult mäletame kõik, ka juba 88. aastast oli nagu enam-vähem selge, kuhu poole liigub Eesti NSV ja enam-vähem oli selge. Kapist olid tulnud välja need, kes olid seal istunud 50 aastat, kapist hakkas neid välja tulema. Aga need, kes väljas olid, need istusid kolaagis ja need olid, nendest ei räägitud. Korralikes seltskondades nendest inimestest ei räägitud. Olen päris ausad. Sellised mehed, nagu ma pean esimeses järjekorras silmas muidugi Tiit Madissoni, sest nendest teistest ma ei taha eriti rääkida. Need on nüüd selle 30 aasta jooksul ennast nii degradeerunud ja suurem osa nad on õnneks sussid püsti visanud. Eve Pärnaste tuleb meelde, palju õnne, eks ju. Ma ei tea, kas sa nüüd uuesti oled Reformierakonda astunud. Seal sa olid, sealt sa hüppasid EKRE-sse, EKRE-st, kuhu sa nüüd edasi hüpata? Inimesed komparteisse.
Eestis ei ole komparteid, paraku jah. Nii et teiste ma ei räägi. Kui ma pean silmas neid inimesi, kes ei ole kunagi kapis olnud, kes on avali, siis ma pean silmas Tiit Madissoni sarnaseid mehi. Ja olen tänulik, et mul oli eesõigus teda tunda ja ma pean sellest mehest. Aga heades seltskondades nii-öelda sellistest meestest nagu Tiit Madisson ei räägitud ja keegi ei tahtnud tunnistada, et ma tunnen võib-olla näiteks Tiit Madissoni. Nüüd me oleme ringiga samas seisus tagasi. Me oleme täpselt samas seisus tagasi, nagu ajaloo lõimest võib võtta neid punkte, võib mitmeid võtta. Aga me oleme tagasi ja me oleme kordades hullemas. Kordades hullemas. Eestimaal õlmitseb umbrohi vaimne saast täiel määral. Vaata vasakule ja paremale poole. Mida sa näed? Need näod, keda sa näed ja need jutud, mida nad enda sevivad. Kas see sulle meenutab midagi? Ma usun, et sa saad aru, millele ma viitan. Ja küll, ma pööran natukene noodi kirja, proovin siis minooris ja majooris natukene varieerida. Muidu lähevad noodid väga ülesse. Nii, praktiliselt võib öelda, et me läbime mingisugust protsessi, millele enam peatamist ei ole. See on arusaadav, et sellises olukorras enam pöördumist ei ole. Me oleme sõna otseses mõttes vabas langemises. Siit kaugelt Hispaaniast on need asjad mõnes osas isegi selgemini näha. Selleks ei pea koha peal olema, et kõike seda pasatormi vaadelda. See on vaimne pasatorm. Ja millised fragmendid ma joonistaks välja, et kokkuvõtlikult nagu skitseerida siis nüüd see olukord. Kus on autorlus? Autorlus on kogu aeg varjul ja me ei oska seda täpselt öelda. Paduuskliku inimesena võin ma ainult nentida ühte asja. Jumal laseb sellel sündida. Ja selle peale ma ütlen iseenda tekstile, ütlen aamen. Mingisugust saatanlikku tantsu, mingit musta sabatit, nagu paljud käsitavad, ei ole. Eraldiseisvad saatanad, suveräänselt tegutsevad saatanad ei ole üldse olemas. Aga see läheb ka nüüd natukene teise teemasse. Ja sellele ma tahan tagasi tulla, et suveräänset saatanat ei ole. On olemas kujundkeeles, on olemas ülitähtis Jumala teener. Kui keegi soovib, siis ma võin ta nimetada Timukaks. Timukal on alati koht olnud aastatuhandeid kuningriigis. Timukas. Saatan, kurat kui Timukas. Üks on selge, et ilma kuninga heaks kiiduta ei liiguta Timukas oma kirvest karvavõrdki. Meie ümber laiuvad siin, kus ma praegu istun, see jagan. Laiub imekaunis põld. See varieerub päevade jooksul kõik võimalikes toonides. See on Hispaania. Loomulikult siia jõuab kevad varem. See oleks otse kui põld. Me nimetamegi seda põlluks. See põld on valmis lõikuseks. Täpselt samasugustest põldudest, mis on valmis lõikuseks, räägib Jumala sõna, Uus Testament. Paljud jutlustajad armastavad seda kasutada. Nad peavad silmas selle lõikuse näol eelkõige ja viitavad sellele, et põllud on valmis lõikuseks, kus kohas korjatakse vilja otse kui Jumalale. Neid hingesi, kes otsivad Jumalat ja nad leiavad ennast ühel hetkel teiste omasuguste keskel ja nende südamed rõõmustavad ja nii edasi. Väga ilus lugu. Täpselt samamoodi võib seda lõikust tähistada oluliselt teises paradigmas. Oluliselt teises. Põllud on valmis lõikuseks. Põllud on umbrohtu täis.
ja tõmmatakse kõik maha. Kuidas sealt selekteeritakse vili? Selle peale ma ütlen vene keeles. See, kes on põllul lasknud valmida, jemu vidneje, kuidas tema eraldab vilja umbrohust. Üks on selge, põllud on valmis lõikuseks ja lõikus hakkab üpris pea. See lõikus saab olema selline, nagu ta siis saab olema. Seekord see ei lähe niimoodi, nagu ta läks 91. aastal. Sõber, see ei lähe niimoodi. See saab olema kohutav lõikus. Kelle käes on vikat, kes lõikab, milline riik või jõud, ei ole ka minu pädevuses öelda, olgu, et ma tean seda. Aga ma ei ole pädev seda välja ütlema. Ma tean paljudest asjadest, mida täna veel ei ole ja mida ainult võib-olla kambrikestes on siin peas. Kambrikestes kuuldakse ainult sosinaid nende kohta. Pole midagi, ei ole mõtet sündmustest ette rutata, sellepärast, et nad sünnivad. Ja kui aeg on küps, siis viimasel hetkel, kui Jumala vaim annab voli, küll ma siis selle välja ütlen. Üks on selge. Sa ei taha olla see umbrohi, keda lõigatakse. Sa tahad olla see vili, kes eraldatakse umbrohust. Ja selleks mul ei ole sulle tegelikult. Ma ei mäleta, millal ma viimane kord olen selle välja öelnud. Selgelt. Mida ma sulle ütlen? Inimene, nutta ja kisenda Jumala poole. Ja kui sa näed enda sees mingisuguseid ilminguid, mingeid asju, mida sa tead, millest tuleks loobuda, mis tuleks oma elust likvideerida, siis tee seda kohe ja nüüd, mitte homme, vaid nüüd ja praegu. Kergenda oma koormat, siis võib su saatus muutuda. Sinu, ma räägin ainult sinuga. Ma ei räägi kelle muuga, ma räägin nendest tendentsidest, mis on praegu saanud eluks ja viited sündmustele, mis on peatselt lähenemas, aga ma räägin seda sinuga. Ma ei räägi kunagi 2 või 3 või 4 või 5 inimesega, ma räägin sinuga, kes sa kuuled praegu mu sõnu. Ja ütlen sulle selle vana sõna, vana hea sõna, paranda meelt nendel päevadel, kui selleks on veel võimalus. Ennem, kui kätte jõuavad päevad, milles sa ei taha elada.